Ja nüüd on õige. Mängu heili meile ka ja saame seda mängu vaatama hakata. Arno, mis sinu prediction on? Nagu me näeme Optibet, siis absoluutselt ei eelda, et võiks midagi Pixel Piratesite tulla, aga mis sa arvad? No mängides kunagi eelmisel hooajal siis Pixel Piratesi vastu, siis ma pean ütlema, et Optibetil võib-olla mingil määral on õigus, aga ma kindlasti ei annaks nüüd nii dominantselt selle Game Harmoni poole peale. Ma arvan, et Pixel Pirates on hea võistkond ja nad on vägagi võimelised siin upseti tegema. Jah, ma olen tõesti nõus. Eelmine hooaeg esiliigas ma tahaks öelda, et Pixel Pirates võib-olla ei kaotanudki mitte ühtegi mängu, aga vahetanud uuesti tiimi nimed ära. Pixel Pirates võttis nüüd Tero poole ja esimene raund siin päris kiiresti ka peale alanud Game Harmoni. Esimest 2 mängijast ilma jäänud, Ukra ka saiti hästi kaitsmas, 2 killi on tal käes, aga ta langeb Kriipsest raas nüüd kahekesti järgi jäänud, et seda olukorda lahendada Kriips ei saanud siit see killi kätte mõmsel klokiga. Võtab ära ja jätab ennast 1-1 olukorda. No aeg on kõvasti, minut 15 on taimeri peal. Pomm on tema käes olemas ja Sait on ka käes, saab ilusti pommi maha panna Straasil siin. Hetkel midagi teha pole, aga saab Connectorist ennast lähemale mängida ja no eeldab, et veel mõmsel võiks Saidis olla, aga annab oma asukoha ära mõmsel. Toob siit esimese raundi Pixel Piratesile. Hea algus. Kohe siit mängul antud. Ja vaatame, kas sama hooga ka siit Pixel Pirates suudab edasi minna teise raundi osta. Näeme, et Akad tiimina välja võetud väga vähe utilityt Pixel Piratesi jaoks. Smoke ja 2 granaati. Ainus, mis siin praegult tiimi peale olemas on. Ja tahavad siit praegu miidist läbi liikuda. No, hetkel veel Game Harmoniga kontakti ei saa, aga Shortis on juba scout ootamas, Ukra scope on ees. No, kui siit aeglaselt välja vaadatakse ja Ukra esimese killi võtab, võib siit Game Harmonile küll võimalus anda. No, tag läheb pihta. Meksi 27 elu peal, teine tag läheb ka pihta, ei leita siit kuskond üles. Straas on ka nüüd kõrval aitamas, 2-3 killi juba Straasil olemas. Ja tundub, et kohe Game Harmoni teisest raundis keerab selle ümber. Kriips võtab veel viimase ja Game Harmoni tasavälistab selle olukorra. Hästi tehtud Game Harmoni poole pealt ja no, kui ma siin alguses Optibeti üle kahtlesin, siis no ei tea. Väga tugev round, mis siin praegu kätte saadi ja no, Pixel Pirates väga kehvas olukorras, nüüd Economy ka lõhutud. Forsitakse siit välja püstolid, mõni naat, aga need on juba põhimõtteliselt kõik teele pandud, üks flashbang on veel. Mõmseli käes. Tahetakse siit kogu tiimiga vist B-sse liikuda, Pancake üksinda. B-d vastu hoidmas, saab siit küll utility maha ja saab ka esimese killi kätte. Straas on ka kõrval teda aitamas Straas. Võtab 2 ja tundub, et siin ka see round lõpeb. Ei jõua mitte ükski Pixel Pirates mängija Parkmersist alla. Ja teine round Game Harmonile. No Arno, mis sa arvad? Väga huvitav mäng senimaani olnud, et noh, nägime seda esimeses raundis seda nii-öelda Pixel Piratesi ohtlikkust, et kui räägiti ülejooksust, väga tasavägine mäng tegelikult olnud, paar head raundi olnud nüüd Game Harmoni poole pealt ja nad kindlasti joodavad, et nad suudavad samamoodi edasi minna. Ja Game Harmoni, no siin raundis praegu väga heas olukorras, nii palju terrorist relvi ka nende käes, aga no relvad ei ole kõik, mis siin seda olukorda määravad, sest et Ukra juba liiti üles ja Pirates mängijad praegu vastu liikunud, no kahjuks ei ole neid varustused klokkidega. Proovivad saiti sisse saada. No tulevad killid läbi, Kriips on ka nüüd langenud Straasil ka tinki pihta, aga no klokki tink lihtsalt ei tee tööd ära ja relvastuse eelis praegu Game Harmonile ka selle raundi tõi, aga no kindlasti ei saa öelda, et kindel round see oli.
ainult 2 mängijat ju Game Harmony poole pealt ellu jäi ja päris palju relvi nüüd uuesti nad ostma peavad. Tahaks ka lihtsalt mainida, et superstart siin Strassi poole pealt, et märkamatult on kuidagi mees 11-1. Ei ole isegi väga näinud, et oleks nii palju kille saanud, aga scoreboard ei valeta. Ja Strass Shortist väga head mängud, tema ka MVP oli esimest Game Harmony siit mängust sai. Aga kiire trade. Kohe raundi alguses Kosmonaut ja Pixel Piratesi poole pealt ka mängija langenud. No, 4 nüüd 4-3. Mexi saab see killi kätte, näeb veel A-saidis ka ühte mängijat, aga kuhu tahab Pixel Pirates minna? Pomm hetkel rotab miidist tagasi A poole. Oluline töö on, et sait ära puhastada, et Pomm saaks ilusti saiti sisse liikuda. Mexi on kiiresti killi. Ukrat ei leita üles, Ukra 1-4 olukorra 1-8 ümber teinud, aga ei saa seda viimast. Teinsik leiab üles treidi ja teine raund Pixel Piratesitele. Ja kas pettida ka saab? Hugh Mac OptiBet on command. Mitte ainult ei saa pettida, vaid OptiBet jagab ka tasuta raha, kui sul varem OptiBetil kontot ei ole, siis tasub kindlasti külastada esimene panus siiski vabalt. Aga vaatame, kuidas mäng edasi hetkel ühe raundine liid Game Harmony poole pealt, aga see on nüüd esimene kord, kui me mõlema tiimi poolt ka rifleid näeme. Kriips saab siis esimese killi kätte, Eidlik on langenud, treidi ka üles ei leita. Ukra konnektoris vahel, aga no siit on väga raske Pixel Piratesel konnektoris taas välja liikuda mõlemal pool, mängijad ees ootab on Straas. Läheb siin praegult vahele. Ja nüüd 1-1 olukord Pancake tiimi kapten peab nüüd raundi tiimile ära tooma, Molotov läheb õigesse kohta ette. Pancake ei saa hetkel veel peale liikuda, aga no pomm ei ole ju käes, pomm on vaja ka veel tuua ja no pommi toomisega ka see round kaotatakse, Game Harmony saab kätte oma 4. Siin ikka väga kiireid rounde mängitakse. Jaa, et kohe näha, et võib-olla selline kuidagi face it mixi vibe, et väga nii-öelda üksluised, et kohe kui kusagil kill saadakse, üritatakse ikka läbi murda, et siin võib-olla nii execute ei olegi veel näinud see map. Täpselt nii, hästi hoogsad kõik roundid siin siiamaani käinud on, noh vaatame, mäng alles algfaasis 6 round mängitud, 7 hetkel käimas, aga see 7 võib väga kiiresti läbi saada, Kriips leiab -3 miidist. No teiselt poolt mõmsel küll saab osa Stentri kätte, aga treitakse kohe välja. Ja nüüd 4 versus 1, ühe vastu, no kas tulevad siit head one-tapid, ei. Esimene lask vähemalt ei connecti. Mängija asukohta ka teada, no Tiigel nüüd hakkab natuke tööd tegema, esimene on käes, teine ka ja tegelikult ei ole ju üldse nii kaotatud olukord. 1-2 siin. Vaja välja mängida. Samme ka, aga Kosmonaut oli juba riiuli vahel valmis ja leiab selle killi üles, aga sellegi poolest kallis round siin Game Harmony jaoks. Aga 5-2 Game Harmony praegust mängu juhtimas. No kuidas edasi näeme, et loss bonus Pixel Piratesi jaoks on ja 4 AK-d välja võetud. Minnakse uuesti proovima, aknas kuht on ees. Taganeb siin Game Harmony miidist ära ja saab Pixel Pirates. Näppinud kulli juurde, Mexi näeb, sai mängi ära, aga ei oota treppidel. Saab siis 2 kätte, 3 ka miid ära puhastatud. No nüüd on vaja ka sait tagasi enda kätte võtta, pomm on ka see käes ja ta saidi poole liikumas ja tundub, et see on lihtsalt utilitet, et džungel kinni panna, aga CT-ga tegelikult ei ole ja Kriips on siit juba AVP-ga läbi saanud ja nüüd on väga keeruline pommiga midagi teha, pomm jääbki siin vahele, kontrolli kätte ja
viimane player ka, Kriipsu. AWP läbi langeb. Kes see mängija number 8 on Pixel Pirates siis? Brent. Brett, jah. RBS ees segas nii palju, ma lihtsalt vaatan ja ei saa aru, kellega on tegemist. Aga Brent, jah. Ja no, oleme ausad, Pixel Pirates tegelikult ei ole see terve pool väga hästi alanud. 8 raundis siin 2 on kätte saadud ja esimene oli ka kohe püstel raundis ja raundi nad kaotasid. Siit on väga uus võimalus, saavad kiireid pikki A-saidist kätte, aga liiga palju kaitset on Game Harmony siia pannud. Saiti kohale ei jõua, Ultra raundis 3 killi ja toob Game Harmonyle 7. Ma ei tea, ma arvan, et see mäng võib juba 10 minutitest läbi olla, kui samas tempos siin asi jätkub. No mõned ostud veel, Pixel Piratesil esimesed pooled järgi on, aga siiamaani kuidagi raundid nagu ei ole enam lõpus lubanud. Aga no vaatame uuesti, tahetakse sinna hästi suure hooga. Aastas tulla Ukra hetkel ainuke kaitse, kes saad veel järgi. Andis tema, no Pancake saab ka junglist aidata. Aga pannakse smoke ette ja võimalik pomm ära plantida. CTA ka lahti jäetud. Aga liiga kaugele ei saanud planti denieda ja no nüüd on küsime, kas Rase ja Kriips lähevad kahekesi see retake'i tegema. No raha ei ole tegelikult tiimil ka nii palju, et pigem vist jah, siin save'ile mõtlema peaks. Kriips saavad B-ga tagasi ära tõmmanud, Rase proovib midagi leida, aga peab ka tema lahkuma. No Pixel Pirates saavad vähemalt 3. kätte. Kriips leeb veel AWP-ga ühe exit'i ka, aga Pixel Pirates, ma arvan, kindlasti võib selle raundiga rahule jääda. No, kui Pixel Piratesit veel 2 raundi üles leiab, ei ole üldse mitte halva terve poolega tegemist, aga no 3 peale kindlasti siin jääda ei tohiks. Aga kiire mängutempo, mis meil selles mängus algusest peale olnud on, jätkub ka Citronis rääkis Stras. Saab Shurdist ühe mängija kätte, aga poolt kohe kiire trade. Tahetakse jällegi kiinist läbi liikuda, seekord taga vist B pole, pomm on B-lobis olemas, Pancake hoiab hetkel shorti kinni, aga Kriips jõuab AWP-ga juba jah, marketis kohale ja no ei ole Pixel Piratesil lihtne. Raksha on nüüd pommiga üsna kinni. No Kriips kindlasti teab, et seal veel mõni mäng olla võiks, Ukra on juba Terro baasist kohal. Ja no leidab Raksha üles ustamatu, mis tempoga siin mängitakse. Et me oleme mängus olnud, ma arvan, umbes 15 minutit ja hakkab siin meil esimene poolega läbi saama. Arno, tahad prediction'i teha, mis sa arvad, mis mängu lõpuks skoor jääb? Kas nendel sete pool läheb? No, kui aus olla, kui ma näen sama playstyle'i edasi, siis on tunne, et Game Harmony ikka jõuga võtab ära selle. See on kuidagi väga nii-öelda üksluine on see mängu taktika olnud. Siin on võib-olla järgmine eksemplar sellest, et see lihtsalt ütleme, mid-roundi kaalimispuudust on, et väga palju on lihtsalt selliseid raundi, kus ühe strateegia peale minnakse välja ja no kui see ei tööta, siis järgmine round Game Harmony'le lihtsalt. Ja no vaatame, kuidas nüüd CT poolel Pixel Pirates hakkama saab. No ma usun, et Game Harmony võtab Terro poolt natuke rahulikumalt, et ei jookse siin esimese 15 sekundiga kuskile saiti välja. Pixel Pirates on muidugi väike disadvantage ka selle näol, et nende in-game leader Hensik ei mängi hetkel kodust, vaid on Flipsi juures. Miks ta seal on, ei tea. Flipsilt küsisin, ta ütle, et Hensik ei jõudnud koju, et sattus valesse linna.
aga pistol round on siin käimas ja vaatame, kas Pixel Pirates saab ka teise pistol roundi endale. No hetkel ei tundu, küll on kõik. Game Harmony mängijad juba saiti sisse lastud, ei saada siit pikke kätte. No Straas nüüd leitakse üles, aga no Raksar võtab siit veel teise ka ja nüüd on mängieelis ka tegelikult Pixel Piratesi käes, aga no seda ainult hetkeks. Brent ja Mõntel nüüd vahekisti. Vahe peale 20 elu. Brent üksinda järgi 1-3. Ja ei tule ka siit topeltnumbrid nüüd Game Harmony'l olemas. Ja ei läinud jah. Pixel Piratesil round nii nagu nad oleks tahtnud. No vastased 10 raundi peal natukene puhvrit on, tähendab, et nad ei pea siia raundi aga no kindlalt see round ka nüüd Game Harmony poole minemas Brent viimasena järgi. No mitte midagi Pixel Pirates siia raundi sisse ei ostnud. No, Brent saab ühe killi, Galil kindlasti hea trofee on, mis järgmise raundi kaasa võtta. Aga ei usu, et Game Harmony tahab selle kätte jätta. Brent aga saab siit ühe killi veel kätte ja no tegelikult nüüd on ju 1-2. Oleks ju isegi olukord, mida tasub üritada, aga no kuna kitti ei ole. Ega siis eriti mõtet ei ole. No Brent siin proovib otsib killi, aga kaotab ära hoopis sellega Lilli ja no seda ka Lilli võib-olla jah, ei olekski mõtet nüüd säästa, aga oleks ju Z-st AK ka kätte saanud. Igal juhul 11. round Game Harmony'l olemas, ainult 2 raundi veel vaja ja siis ongi neil juba hooaja esimene võit käes. Pagar Kalle päev tehti speedrun 40%. Kiiresti see mäng läheb jah. Ja kes mõtleb, et esimene mäng saab nii kiiresti läbi, kas tõesti peab juba Twitch TV kinni panema, ise mängima minema, ei pea. Veel 3 mängu selle õhtu. Saab CS-i saata. Raksar saab kätte esimese killi kaasa Pixel Pirates. Ja tundub, et Pixel Pirates teeb seda. Game Harmony varastas selle raundi täpselt Pixel Piratesi Strati raamatust. 4 venda jooksid rändust välja, kõik saab surma. Kosmonaut langeb miinis ja 4 round Pixel Piratesil olemas. Aga no suur töö on siin Pixel Piratesil teha. 7 raundi hetkel Game Harmony'ga vahe. Ja Game Harmony juba 11, mis näeb seda, et ei ole Pixel Piratesi vigadeks ruumi. Ühe raundi kaotus tähendab, et tuleb juba overtime'i peale mängima hakata ja noh, 2 läheb. Aga esimese nädalaga nende jaoks kõik. Scoutiga. Scout kill ei leia, Straas ja saab mõlemad ühe 4-4 järgi. Aga tugev relva eelis on praegult Pixel Piratesi käes. Ja Brent teeb siin praegu hea töö, Brent sai pommiga kätte ja no sellega peaks ka siin round tehtud olema. Kosmonaut ja Ukra veel katkest elus, Kosmonaut laga relva ei ole ja Ukra ka kõik Scoutiga. No, tekkel ei toonud, sai väikse upgrade'i kätte küll, aga väiksi siin duellist peale ei. Ja 5 round Pixel Piratesitele. Ja järjekordne round, kus Pixel Pirates natuke rohkem hingata saab, sest et Game Harmony ei fookusi nüüd roundi sisse. Ainult tiiglid. Tiimi peale. Mitte ühtegi arvamist. No, kõigi eelduste kohaselt peaks siin lihtne olema Pixel Piratesile round endale saada, aga no vaatame.
nii aegast raundi vist siin mängus varem olnud ei olegi, Straas jäi raundi alguses vahele, aga kõik ülejäänud mängijad võtavad üsna rahulikult ja leiab siin praegu ka Game Harmony ja timing, et miidi välja liikuda. Miidi otsa, et keegi peab vaadata, Mexi on shortist mängimas ja spotib nüüd ühe mängija miidi kastide taga ära. Aga tegelikult Mexi on Molotov ka olemas, et sealt mängi välja hirmutada. Kuhu on Game Harmony liikuda tahab, käidi siin praegu B-peal proovimas, aga Brent Ukro kätte saab ja no siin ei ole enam head võimalust Game Harmony jaoks, kõik mängijad üsna laiali mapi peal. No lähevad siit pikke otsime ja Kriips esimese piki kätte saab, kas tuleb shortist teine tuleb ka, ei tule, ei leia rohkem kedagi. No The Pancake, kahekesti järgi. Kosmonaudil Glocki duell AWP vastu, no siin võiks ka mina panuseid panna, kelle kasuks see lõppeda võib. Nüüd aga Pancake ka kohal ja taha saiti saada, aga no missioon võimatu siin AK ja AWP vastu tulla ja no ei tule midagi. 6 round Pixel Pirates'le ja no see vahe ikka kahaneb päris kiiresti, 5 roundi nüüd kõigest vahe. Ning jah, tuletame meelde kõikide tänaste ja ka tulevaste mängude peale on võimalik panustada ja seda saab siis OpTibeti lehel ja kes ise link üles leiab, siis Niceport teid ka 10 minuti tagant ka välja aitab või siis hüümärk OpTibet chati. Nüüd aga selle pikka aja on ka Game Harmony endale uuesti AK-d kätte saanud ja nüüd Pixel Pirates'i siit round veid, aga saab siit esimese piki kätte ja tuleb pääseb siit minema ka, Ukro ei leia seda pikki üles, no aknast saab kätte Hinsiku 4-4, aga Ukro jääb ise 5 elu peale. Tuleb ka miid nende kontrolli all, no mõõmsel sai selle info kätte, aga millimeetri mäng seal oli, lasku läks mööda ja peab akna ära loovutama. No, Game Harmony. Tahaks nüüd miidis kindlasti mingi hetk connectori poole. Ja ei enda kätte saada, aga no võib-olla polegi vaja. Tuleb biitist välja. Killi. Leiab teise ja no keeruline retake nüüd. Pixel Pirates ja Mexi ja Brent kahekesi. Esimese kätte 2-2. Ja Kriips on ka 30 elu peal. Mängel kitid olemas, siin on vaja aga nüüd hakata kiirema hooga saiti liikuma. Üsna head afterplandi kohad. Siin mängijad seal olemas, Kriips ja Kosmonaut vähemalt leiavad killi ja Game Harmony saab lõpuks map pointi peale. Hardo, mis arvad, kas nüüd selle roundiga mäng lõpeb? No vaadates mängu käiku tahaks loota, et mängu veel jätkab, sest tundub, et Pixel Pirates'il rohkem ikka CT poolel on seda jõudu ja rammu, et Game Harmony'ga sammu pidada, aga no raske on näha, sest see Terra pool lihtsalt jättis nii vähe seda vahet. Ja tõesti, Terra poolt oleks võin 1-2 raundi rohkem kätte saada, aga no tundub, et hetkel see ei murjenda 2 killi. Kuidas see leitid on, küll jääb vahele ja natukene hakkab kahte, et B-saiti muutuma, aga tasub vaadata minimapi. Pomm on ikka veel Terra baasis, unustati maha siin raundis. No, see viga võiks meile ka raundi siit maksta, aga võib-olla ei tulegi see mängu, sellepärast Hensik üksinda hoiab B-saiti kinni ja esimene 2 killi on üles leidnud. No viimane ei tule, Kriips selle jaoks valmis. Aga no, mida nüüd Kriips teeb? Kas ta läheb AWP-ga 2 killi hantima? Tegelikult oleks ju pommi vaja hetkel radar on meil sisse summitud, aga ma garanteerin teile, et pomm on Terra baasis maas. Ja no, Kriips saab ise ka aru, et ei ole mõtet vist fighti minna. Pigem pomm ära võtta, timeril ka veel 45 sekundit jõuab ilusti A poole peale joosta. Siin on aga küsimus, mis hetkel hakkab Pixel Pirates rotate ima. Ja kui Pixel Pirates ei rotate, Kriips võib ise ennast üle mängida. See suur küsimärk nüüd ole, kummas saiti Kriips liikuda otsustab. Pixel Pirates
terve aja B-saiti hoidnud, aga neil ei ole mitte mingit info shorti kohta. No, Kriips annab nüüd enda asukoha ära ja hakkab siit kiiresti plantema, aga see on kindlasti iga kõrvalt juba tuleb ja saab selle viimase killi kätte ja sellega ka 7. raundi Pixel Pirates. No, kui see mäng overtime peale läheb, siis on hea, et see esimene pooleg nii kiiresti mängiti. Ei pea järgmist mängu edasi lükkama. Ja esimene time-out terve mängu jooksul tuleb siis alles nüüd väga üllatava koha peal, ütleks. Just pärast Pixel Piratesi raundi võitu, et võib-olla oleks osanud arvata, et võib-olla seal Terra poolel võetakse esimene, et kui seal esimesed need strateegiad ei töötanud, aga ilmselgelt siis Hensik nägi midagi, mis tuli tiimile edasi rääkida. Ja, timeout on päris palju tiimidel, mida nad kasutada saavad, ma ei mäleta, mis need lõpuks reeglitesse jäi, kas 3 või 4 minutilist timeouti. Et just selle mõttega, et saaks ka vahepeal korra aja maha võtta plaan arutada. Aga kui eelmised hooajad midagi meile on rääkinud, siis me teame, et Eesti tiimid nad ei taha neid timeouti võtta. Et päris paljud mängud on niisugused, kus mitte ühtegi terve mängu peale ära ei kasutata. Aga oleme timeout tagasi. Mis ostuga üldse saab siin Game Harmony praegu tulla, ega terve pool neil raha olnud ei ole ja see round täpselt samamoodi ei läinud eelmine round ka pomm maha, et seda $5 koguda. Ja just olid ilma armorit, nüüd on võetud 1 smoke ja 4 flashi. No, Game Harmony kogu mäng plaan on selle ümber, et A-saik kätte saada ja pomm maha. Aga selleks on vaja üles leida Raksar. Smoke läheb leipidele. Seda, et see ei teeks midagi. Manna ei saa leitaks üles, et mõmsel Raksar leiab ainult ühe killi. Ja see võib väga ohtlikuks siin nüüd Pixel Piratesi jaoks muutuda. Kriips on talle juba AK kätte saanud. No ei ole. Kriips on isegi armor olemas. Ja Ukra jääb kuidagi ühe eluga veel ellu. Uskumatu ebaõnnis Pixel Piratesite jaoks. Brent õnneks aga saab esimese killi kätte, Kriips nüüd 1-2 olukorrast, asukoht on teada. Saab siit kätte esimese killi ja Brendi poolt treid jääb ka natukene hiljaks, pääseb Kriipsit nurga taga ära. Ikkagi üsna agressiivselt vaatame ja toob selle viimase raundi ära, 13-7 siis Game Harmony esimese mängu võitnud ja no, ma ütlen ausalt, mina juba hakkasin uskuma Pixel Piratesi comebacki, aga kahjuks siit mängust ära ei tulnud, et natukene liiga vähe puhvrit endale raundide mõttes jäeti pärast esimest poolaega. Ma pean nõustuma, et kui esimene poolaeg mõtlesime, et siin tuleb selline 20-minutine mäng, siis Pixel Pirates ikkagi näitas, et miks nad siia meistriliigasse on saanud ja miks nad siia ka kuuluvad.